Tegin eile ühe video, kus ma näitasin seda, et Eestis tavalisel temperatuuriga sellise detsembrikuise kliima soojenemise järgse detsembrikuise ilmaga elektriauto aku ei soojene piisavalt, et võtta laadijast elektriauto kiirelaadijast maksimumi. Kui sa sõidad Kuressaarest Tallinna ja see hästi palju inimesi huvitas see, et aga kuidas ma üldse neid andmeid näen ja selline asi, mis mu käes on. OBD lugeja on see, mida sul on vaja. Esiteks, kui sul on see olemas, siis on sul ka äppi vaja. Hangid endale lugeja Amazonist näiteks või kuskilt füüsilisest poest Eestist, ühendad oma autoga. Minu autol käib sellisesse vasakul pool põlve juures olevasse pessa, ühendad ära ja siis hangid endale selle äpi. Praegu lihtsalt ma näitangi, on CarPlay liidestus on olemas äpil Car Scanner äpi poest, App Store'ist saad endale tõmmata selle. Minu teada on see osa äpist, seal on tasuta variant on olemas, tasuline, mul on see tasuline variant, kus on lisavõimalusi igasugu, aga neid andmeid nad näitavad juba tasuta versioonis ka päris palju. Ma lihtsalt olen soovinud rohkem kätte saada sellest, kui nad tasuta versioonis annavad. Õues oli -4 kraadi hommikul, kui auto oli seisnud terve öö väljas ja tahtsin näidata ka seda, et kui ma panen kõik nagu istmesoojenduse, roolisoojenduse, tuuleklaasi maksimaalselt puhuma, salongi küdema, nii maksimum kui üldse võimalik, et mis siis üldse juhtub ja kui palju tarbima hakkab ja kõike seda. Aga andmeid saab väga hästi sealt vaadata. Hästi mugav on, saab ise luua neid vaateid, see andmed nimeline ongi minu enda poolt loodud, kuhu ma olen pannud endale kõige huvipakkuvamad asjad siis valmis. Hommikul aku temperatuur oli -1, see on selline keskmine, sest ta näitab tegelikult iga mooduli kohta eraldi temperatuuri, aga neid mooduleid on autos, ma ei tea, võib-olla 100 või isegi rohkem ja ma ei viitsi iga kohta eraldi vaadata, siis ma olen võtnud näiteks keskmist temperatuuri. Ta näitab muidugi sellist aku miinimumtemperatuuri, aku maksimumtemperatuuri ja siis iga mooduli kohta eraldi. Aga huvitav on ka see, et see, kui sul on küte sees autos või ei ole, annab päris palju juurde, et 83 kilomeetrit versus siis seesama üle 100 midagi, mis ta hetk tagasi näitas. Et väga suur erinevus on. Aga tuuleklaas on juba puhas, jääst ära sulanud siis seal ja otsustasin ka hommikul väikese sõidu teha selle -1 kraadise akuga, oli vaja kontorisse saada. Kontorisse kõigest 5,8 kilomeetrit ja mis te arvate, kui palju see aku siis soojenes selle lühikese sõidu ajal Tallinna liikluses hommikul kell 8.26 ehk siis selline mitte kõige suurema kiirusega sõitmine. Üllatus, lõpptulemus 0,5 kraadi sooja siis. Eks 1,5 kraadi soojenes aku temperatuur. Et taaskord, kui sul on akut nii palju nagu minul on, siis mingit erilist kiirlaadimist kätte ei saa tol hetkel. Aga kell on huvi, minge oske endale see lugeja ja vaadake, mis kõik andmeid te lugeda saate. See on hea lahendus. Kui sul on Tesla, siis su Tesla ekraani pealt sa näed juba kõike seda, aga sellise lugejaga saad samad andmed kätte ka autode puhul, millele sellist autotootja ei ole sellist võimalust ette näinud. Ja näitan ka seda, et kui kõik soojendused asjad on maas, et mis siis, kui palju siis tarbimine on, et väga vähe tarbib. Ja lõpuks näitan ka seda, et kuhu kohta täpselt see lugeja siis minu autos Škoda Enyaqis ühendub. Selline kena valgusshow käib ka seal alati kaasas. Ja see on kõik tänaseks.